Minu nimi Tiit ja olen Kohilast, nii et Raplamaa inimene. Tänapäeval küll pool aega Kohilas, pool aega Tallinnas, aga mõtlesin selle pealkirja peale ja ma tegelikult toon siin välja mõned sellised nüansid, mis nüüd natukene võib-olla sellise üldise erutuse võivad maha tõmmata. Nii et olge valmis, et ma loodan hoida veri teie peas, mitte teie maos, kuigi see on suhteliselt mission impossible. Väike tutvustus, et ma tegelikult alustasin nagu mehaanikainsenerina Tampere Tehnikaülikoolis õpinguid, aga siis ma juhtusin internetiga kokku ja sinna ma olen ka tegelikult jäänud, et alates 93. aastast juba otsaga internetis, aga siis vahepeal sain ka juura magistrikraadi ja siis nüüd ka veel majanduse või ärijuhtimise magistrikraadi Aalto Universityst ja enne Pipedrive'i siis olen töötanud, mul on olnud õnne töötada väga lahedates ettevõtetes, osa nendest on üle Eesti kuulsad, osad on üle maailma kuulsad, et see on olnud väga põnev nii-öelda sõit. Ja siis mõni aasta tagasi asutasime ka Põhjala pruulikoja, loodetavasti olete meie õllesid maitsnud. Me oleme Eesti 4. suurim pruulikoda ja sama suured kui järgmised 6 tükki kokku. Ja lisaks hüppan ka veel langevarjuga, ma see aasta tegin jälle 8 hüpet, 3 aastat oli vahepeal pausi, aga siis mina vastutan selle mürareostuse eest Raplas. Kuigi meil on nüüd palju vaiksem lennuk kui varem, aga meie nende lennukite seal põristame. Ja siis mul on mõned ühiskondlikud rollid ka olnud, et täna ma olen EAS-i nõukogu liige ja üritan seal eelkõige just välisinvesteeringute toomist tõhustada ja olnud ka 6 aastat Kohila volikogu liige, eelarvekomisjoni esimees ja ITL-i juhatuse liige, et mul on alati mingi väike ühiskondlik kiiks ka juures olnud. Nii, aga mul on tegelikult päris lühike presentatsioon, et see on mu presentatsiooni ainuke slaid, et annan teile veel kord võimaluse selle üle lugeda. Aitäh! Ei, tegelikult mul on natukene veel. Mul on mõni slaid veel, Me siin räägime palju innovatsioonist ja ma kuulan neid jutte ja mul tõesti uhke tunne, et nagu niivõrd lahedat tehnoloogiat kasutatakse, aga kui ma mõtlen selle tehnoloogia peale, siis kus see on arendatud, siis see paraku ei ole Eestis. Et see on toodud Eestisse sisse, keegi teine on teeninud selle pealt rohkem raha, kui meie selle kasutamisest suudame teenida. Ja see on natuke kurb, võtame kas või meie ID-kaardi, siis meil ei ole Eestis inimest, kes suudaks samal tasemel ID-kaardi seda nii-öelda chipi tarkvara arendada ja seal asju valideerida, et selleks on keegi kuskil, ma ei tea, kas see oli Hollandi firma ja siis selle vea leidsid seal Tšehhi teadlased, et miks Eesti teadlased ei leidnud seda viga sealt. Et see on nagu küsimus, mida peaks küsima. Nii et innovatsioon on selline väga, ütleme, väga habras ja kergesti koost lagunev asi, et ta ei ole nagu midagi sellist, mis on nagu, mida näeb iga päev igal pool. Et see on kõik, mida me näeme, on see automatiseerimine, see, kuidas me kasutame teiste poolt loodud innovatsiooni oma protsesside optimiseerimiseks. Aga tõelist innovatsiooni on tõelist vähe. Seda on 2 tüüpi, üks on selline evolutsiooniline, ehk siis keegi proovib midagi kogu aeg teha ja natukene kogu aeg iteratiivselt asi läheb paremaks, sest ta kogu aeg õpib juurde. Ja teine on revolutsiooniline, et keegi proovib lihtsalt kogu aeg teha mingeid hulle asju, aga siis üks kord õnnestub. Kõik suured leiutised, alates lambipirnist ja edasi on tegelikult sellist revolutsioonilised innovatsiooni ilmingud, eks ju. Et miks Eestis ei ole innovatsiooni, on sellepärast, et meil ei loeta proovimist normaalseks asjaks. Kui sa midagi teed, siis sa pead saama esimest korda perfektse tulemuse seal juures, kus hindaja tegelikult ise seda tulemust ei oska adekvaatselt hinnata. Et see on see meie traagika. Et see on meie kultuuri sisse juurdunud, sellest me ei saa üle ega ümber, me võime siin mingis kildkonnas teha otsused, et me ignoreerime seda ja on need ettevõtted, kes seda on teinud, need on maailmakuulsad. Nii lihtne see ongi tegelikult. Ehk siis näiteks, kui ma võtan Skype'i, siis Skype'is oli eksimine oli normaalne. Eksimine oli midagi, mida väärtustati, seepärast, et mitte ei küsitud, et miks sa nii palju aega kulutasid sellele, vaid küsiti, mida sa õppisid sellest. Ja siis mindi edasi. Et see on selline nagu väikene nagu mugavustsoonist välja tõmbav statement praegu, aga see on paratamatu, et ilma selleta ei ole innovatsiooni. See innovatsioon tekib ainult siis, kui on vabadus ja on avatus. Et kui vabadust teha midagi ei ole, siis ei tehta
ja kui ei ole avatud mõtlemist, siis ei juhtu ka mitte midagi muud, kui ainult seesama keskpärasus, mille me iga päev elame. Nii, see, milles me iga päev elame, tegelikult on selline rutiinne samade protsesside kordamine, lollid õpivad teiste vigadest, lollid õpivad enda vigadest, targad õpivad teiste vigadest, aga paraku me ei tee kumbagi. Et me ikkagi jätkame seda samamoodi, teeme iga päev seda samu asju samamoodi, mõtleme, et nüüd äkki teeme siis see päev kuidagi paremini, kui me ise aluspõhimõtteliselt midagi muutusi ei tee. Et milles siis on see probleem? On see, et kui nüüd meil natukene füüsikasse vaadata termodünaamika teist seadust, siis entroopia kasv protsessides suletud süsteemides on paratamatus, see on loodusseadus. Kõik suletud süsteemid, kõik protsessid tegelikult lähevad kogu aeg rohkem segamini. Ja meie üritame siis seda kõike juhtida igapäevaselt, siis neid olla, luua süsteeme, teha reegleid, kuidagi selles segaduses siis hakkama saada. Ja see kõik käib läbi kontrolli, see kõik käib läbi sellise kuidas ma ütlen, jällegi tehes neid samu asju iga päev samamoodi, lootes, et siis see toob meile stabiilsuse. Tegelikult stabiilsuse loob hoopis valikute võimalus või valikute paljusus. See, miks me käime iga päev tööl, on tegelikult suhteliselt idiootne tegevus, seepärast, et me iga päev raiskame ühe päeva ära oma ülejäänud elust, milles me võiks teha mingi muudatuse, luua endale uue valiku, aga me mingil põhjusel seda ei tee, seepärast me hindame stabiilsust. Nüüd, kuidas ma saan aru, et innovatsioon, kas ta on või teda ei ole, on sisuliselt see, et mul on siin mõned näited, et kui ma läksin Tampere Tehnikaülikooli 93, siis ma kohtusin internetiga ja siin on nüüd see teie poolt võttes ehk siis jah, just vasakpoolne ekraan on siis Tampere Tehnikaülikooli eksamile registreerimissüsteem ja samas kohas oli tunniplaanid ja kodused ülesanded. See oli siis puhas arvutiterminal, sa logisid sisse, neid oli igal pool üle kogu selle campuse ja see toimis sellisel lehitseja, mis on tänaseks unustatud, selle nimi oli Gopher ja see oli ülikoolis hästi populaarne, neid süsteemi ehitati päris palju. Ja siis ma tulin Tallinna Tehnikaülikooli 95. aastal ja tahtsin nagu edasi õppida seda, mis ma õppisin mehaanikainseneriks ja siis ma eksisin sinna koridoridesse ära, seepärast, et igal pool olid mingisugused need seinalehed või tahvlid, jah, just, ja siis ma pidin sealt kuidagi mingi tunniplaani lugema välja ja kuidagi siis ajaga näpuga järge, et kuhu ma siis pean minema, eks ju. Et see evolutsiooniline vahe Tampere Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel 95 aastal oli umbes 20 aastat. Et loomulikult ma ei püsinud seal koolis enam kuigi kaua, et see oli sisuliselt võimatu. Nüüd, see on nüüd Hansapanga esileht 96. aastal. Et tere tulemast, eks ju, ei ole väga kaua aega möödas. Et juhtus nii, et kui ma läksin Hansapanga tööle, siis mina olin juba arvutitega natuke kokku puutunud, ma oskasin HTML-i keelt. See ei ole väga raske ära õppida, aga ma seda siiski oskasin ja läksin panka ja ütlesin, et tahaks veebilehte teile teha, et teil ei ole veebilehte, ma vaatasin, et teil ei ole, eks. Ja siis ma ei hakka nimesid praegu nimetama, aga tänaseks interneti finantssektoris toimiva internetifirma või firma, mis toimib põhiliselt internetis omanik, ütles niimoodi, et internet, see on seksuaalvähemuste asi. Meie oleme pank ja see on konservatiivne asutus ja siin mingisugused internetilehti ei tule. Aasta hiljem, mina läksin 95 sinna, aasta hiljem oli Vangal selline leht, eks ju. Et jällegi asjad nagu muutuvad päris kiiresti, et siin on veel üks pilt, et seda kindlasti olete Facebookist juba näinud, et siin on kasutusel see Eesti bränd muide, et mis siin siis, mida see pilt räägib meile, on see, et see siis tehti sellel hetkel, kui meie president rääkis siis sellest oma digiteemast, eks ju, ja seal on selline aspekt, et Eesti on päris kaugele tegelikult arenenud selle tehnoloogia kasutuselevõtuga avalikus sektoris, aga mõned teised riigid ei ole.
Ja see kontrast on siis nii suur, et see lihtsalt ei jõuagi kuidagi kohale, sa ei saagi kohale jõuda, seepärast need inimesed veel ei tea, mida nad ei tea. Ja see on väga oluline punkt. Jah, võib-olla küll, jah, aga need inimesed, kes seal kuulasid seda, me olime nagu tegelikult teisest universumist, me olime nagu paralleeluniversumist oma süsteemide tutvustamisel teistele Euroopa riikidele. Niimoodi. Ehk siis need on, mis ma üritan siin öelda nende 3 pildiga, on see, et on üks asi on innovatsioon ja teine on mingi tehnoloogiline kasutuselevõtt ja on väga egoistlik arvata, et meie siin täna suudaks tekitada mingit innovatsiooni, kui meil selleks puudub vastav keskkond, kus on vabadus eksida ja avatus kõige uue ja võõramaise ja tundmatu vastu. Kristjan puudutas seda, et tolerantsiga meil on suhteliselt kehvasti, eks ju. Kedagi me tegelikult siia ei taha, eks. Omavahel siis üritame siin enda keskpärast kõrgemale tõsta. Päris hästi on töötanud siiamaani, aga nagu president Ilves ütles, see, mis meid on toonud siia, meid edasi ei vii. Nii, nüüd ma räägin natukene digitaliseerumise megatrendidest. Fakt on see tegelikult, et digitaliseerumine ise ongi megatrend. Ja seda te olete kõik omal nahal tundnud, me näeme seda iga päev. Paraku siin on nagu mõned sellised, ma toon 2 nüanssi välja, neid on rohkem loomulikult, aga küsimus on selles, et kuidas me nagu iga päev selle uue reaalsusega nagu hakkama saame. Et tegelikult on see reaalsus muutub iga päev meie jaoks ja me peame nagu seda arvesse võtma, me peame sellega nagu kaasa minema. Tulles tagasi selle entroopia kasvu punkti juurde, siis iga päev on uus segadus ja kui sa arvad, et see ei ole nii, siis sa tegelikult oled nagu lukus. See on fakt. Et natuke võib-olla Pipedrive'ist on hea näide, kuidas, Pipedrive on selline müügiprotsessi haldamise tarkvara. Ta on fokusseerinud sellele, et sa mitte ei mõõda müügi tulemusi, vaid sa mõõdad igapäevaseid tegevusi. Ja kes on müügi kokku puutunud, teab, et kui sa tõstad võetud kõnede arvu, siis sul suureneb võidetud diilide hulk. See lihtsalt nii ongi nii lihtne. Et kui sa aktiivselt ootad kõnet, siis nagu meil Eesti müügimehed teevad, eks ju, proaktiivselt ootavad kõnet, eks ju, siis tegelikult väga palju ei suurene. Ja miks Pipedrive on siin nagu oluline on see, et Pipedrive on tegelikult rakendanud midagi sellist, mis on nüüd selle digitaliseerumise tulemus. Et meil on 3 rakendusvaldkonda, kus me andmeid kasutame. Andmed on uus õli, on siis Tesco ühe teadlase poolt vist juba 90. lõpus välja öeldud lause. Tema siis leiutas Tesco kliendikaardi, Tesco on Ühendkuningriikides suur kaubanduskett, eks ju. Ja nemad hakkasid ühena esimestest tegelikult kasutama nagu kliendi andmeid oma protsesside juhtimisel. Ja andmed on uus õli tähendab tegelikult seda, et andmeid on väga palju kogu aeg ja seda tekib juurde. Kristjan näitas seda graafikut, see kasv ei ole mitte ainult kiire, vaid kasvukiirus ka kasvab. Ehk siis see on sisuliselt eksponentsiaalne. Ja nüüd probleem siin on selles, et andmetest ei suudeta teha informatsiooni. Samamoodi nagu õlist pole mingit kasu, kui sa ei suuda sellest toota bensiiniplastmassi, mida iganes sul vaja on, eks ju. Et Pipedrive'is on siis andmetel nagu 3 kasutusvaldkonda või ütleme, neid on rohkem, aga 3 asja, mis tegelikult hakkavad päris oluliselt määrama seda, et mis juhtub. Et esimene on siis see, et me kogume klientide tegevuse kohta andmeid ja me tegelikult suudame iga kliendi kohta 98% tõenäosusega öelda, kas temast saab maksev klient. Teadupärast Pipedrive'is 30 päeva on see testkasutusperiood tasuta, eks ju, kõik sinu funktsionaalsus on sul kasutatav ja meie jälgime siis selle konkreetse kasutaja tegevusi, loomulikult andmed on anonüümiseeritud, nagu konkreetsed tegevused me ei jälgi, aga me siis nii-öelda sünteesime sealt välja selle tõenäolisuse protsendi, kas temast saab maksev klient. Ja see on päris, see on see, mis on võimalik interneti äris teha, sest sa saad kõik need kliendi tegevused nagu kätte. Teine valdkond, kus siis on
andmed kasutusel on see, et me näeme iga kliendi kohta tõenäoliselt, millal ta lõpetab Pipedrive'i kasutamise, ehk millal ta rohkem meile kuumaksu ei maksa. Ja siis saame vastavalt võtta mingisugust tegevusi ette selle kliendi suunas konkreetselt. Et kas siis näidata, kui ta helistab näiteks meil customer supporti või võtab ühendust meiega, et siis saame teda nii-öelda julgustada edasi kasutama, mida iganes siis marketing parajasti välja mõtleb selle olukorda lahendamiseks. Ja kolmas ja võib-olla veel huvitavam, ja siin on see koht, kus teil tasuks ka Pipedrive'i peale mõelda, on see, et meil on varsti andmetel põhinev mudel, mis suudab teie poolt sisestatud andmetel baasil ennustada, kas te võidate selle diili või mitte. Seepärast Pipedrive kogu aeg küsib, mis te teete selle kliendiga, mis te teete selle diiliga, selle kliendiga, kellega te räägite. Ja siis meie võtame selle kliendi tööstusharu, me võtame selle kliendi geograafilise asukoha, me võrdleme sarnase kliendi teiste firmade müügimeeste tegevusi võrreldes teie firma müügimeeste tegevusega ja siis me anname sinna juurde selle tõenäolisuse, kas te võidate selle diili või mitte. Ja see saab olema täielik killer-äpp. See on nagu fakt, sest mida rohkem sa teed, seda täpsemaks see mudel läheb. Seepärast, et seda korreleeritakse kõikide maailma klientide vastu. Meil on 50 000 maksavat firmat, üle 130 000 kasutaja 150 riigis. Et see on piisav andmemaht, et sellised järeldused teha. Ja nüüd ma räägin teisest B-tähega või kolmandast algavast ettevõttest, milleks on siis Pipedrive, Paananen, Põhjala, Pipedrive, kuidagi see B-täht on nagu domineeriviks läinud. Aga ma näitan teile meie, Põhjala on siis 2011 asutatud, 2014 oma tehasega alustanud ettevõtte, kelle selle aasta käive on kuskil 2,1 milli ja puhast peaks kuskil 400-500 000 tulema. Ekspordib 70% toodangust 30 riiki ja ehitab järgmine aasta uue tehase, investeeringud 4,4 milli, võimalik kasvatada 10 miljoni liitrini aastas selle tehase toodang. Saab päris suur ettevõtte mõne 35 aasta perspektiivis. Ja meil on siis 99 graafikut, mis näitab seda, et kuidas meie äril läheb. Et seal on siis nagu alates müügist, seal on kliendipõhised nagu vaated, näeb seda, et mis on konkreetsete klientide väärtus, kui tihti nad tellivad, saab sealt võtta välja klientide andmeid, analüüsida eraldi ja see kõik maksab 30 € kuus ja ma ehitasin selle 2 nädalaga. Ja ma ei ole programmeerija. Ma ei programmeeri iga päev. Ma võtsin lihtsalt ette, kuidas luua serveri Amazoni serveri farmi, mis koodi on vaja selleks, et need andmebaasist kätte saada, mis koodi on vaja selleks, et see kogu asi valmis joonistada, copy-pastisin kokku erinevatest allikatest ja tegin selle ära. Et kuna ma ei ole iga päev ei tegele tehnoloogia loomisega, ja siin on näide, kuidas on võimalik, kuhu on võimalik asi viia, kui natuke süveneda panustada. Et selline väike põige. Ja täna mul on niimoodi, et ma ei jõua enam kuttide soove ära rahuldada, sest neil tulevad kogu aeg uued ideed, kui need graafikud ja tabelid käivad läbi. Aga ma tahaks seda konkreetset toote müügi kiirust hakata jälgima. Ma tahaks aru saada, et millal kuidas minu tegevused mõjutavad nüüd selle konkreetse riigi distribuutori performance, et kas sa saad eraldi välja võtta, nii edasi. Et ühesõnaga neid soove tuleb järjest peale. Et mis need digitaliseerumise, see kõik justkui käib selle digitaliseerumise alla, et mis need põhilised väljakutsed on, et laias laastus digitaliseerumisel on 3 põhjust. Et esimene on see consumer pull ehk siis nõudlus klientidelt, eks. Kliendid nõuavad midagi, teiseks on siis technology push, ehk siis toimub mingisugune tehnoloogiline läbimurre, mingid tehnoloogiad muutuvad kättesaadavateks, neid on võimalik rakendada, ka sellised inimesed, kes iga päev ei programmeeri, on võimelised andmeladu ehitama, ja kolmas on siis loomulikult majanduslik kasu, ehk mingi tehnoloogia lahendab mingisugust probleemi, viib kulud murdosani sellest, mis nad varem olid. Et käime siis natukene neid väljakutseid läbi. Et mis on nüüd huvitav ja see on tõsine väljakutse keskmistele ja väikestele ettevõtetele, on see, et teie töötaja
töötades teie juures, ootab, et teie ettevõtte süsteemid töötaksid sama hästi kui Facebook või Google või tema Apple'i tooted, mis töötavad nagu väga hästi. Seal on rakendatud kõiki võimalikke kasutusmugavuse ja andmetele põhinevaid lahendusi ja nüüd ta tuleb teile tööle ja ta saab aru, et kõik süsteemid on kuskilt eelmisest sajandist, eks ju. Ja see on tõsine väljakutse ettevõtetele. Sest tegelikult, sinul ei ole võimalik väikse ettevõttena Raplamaal, mis siin oli 60% ettevõtetest 1-8 inimest, eks ju. Tüüpiline Eesti ettevõtte, eks ju, väike. Tal ei ole võimalik neid asju endale lubada. Või ta ei jõua mitte kunagi samal tehnoloogilisel tasemele kui Facebook või Google. Veel hullem, teie klient ootab ka samasuguseid lahendusi, sama hästi töötavaid veebiportaale, tellimiskeskkondi, mida iganes te kasutate oma protsesside kliendile nagu kliendi lähemaks toomisele. Et see on tõsine probleem ja ma arvan, et siin tekivad teenusepakkujad, kes suudavad teie eest need probleemid ära lahendada, see on lihtsalt paratamatu. Ja nagu ma ütlesin juba, tegelikult, kui võtta aega, on võimalik ise 15 minutiga server kuskil Amazoni pilves üles lasta, sinna õige tarkvara installeerida ja paari nädalaga need graafikud valmis teha. See ei ole nagu rocket science. Nüüd inimesed on tegelikult harjunud jagama oma andmeid. Me jagame neid andmeid iga päev ise, kui midagi likeime, kuhugi share'ime, suuname, saadame. Ja nüüd väljakutse ettevõtetele selle digitaliseerimise juures on see, et teil lasub see vastutus nende andmete õige kaitsmise ja kasutamise eest. Klientil nende selle eest ei vastuta. Klient võiks tulevikus vastutama hakata, aga see on uue presentatsiooni teema, seda on ka võimalik organiseerida. Aga nüüd, kui ma olen siin Raplamaal ettevõtte, mul on mingi kliendibaas, siis mul on päris suur vastutus nende kliendi andmete kaitse eest. Et see on tõeline väljakutse ettevõtetele. Ja siis võib-olla üks selline võimalik soovitus, mis on Pipedrive'is väga hästi töötanud, et näiteks Pipedrive'is on kasutusel üle 200 SaaS-teenuse, nagu üle kõikide funktsioonide, meil on umbes 300 inimest tööl, ja see poliitika on see, et kui sul on vaja mingi probleem lahendada ja ettevõte ei paku selleks tööriista, siis sa võid võtta oma krediitkaardi, osta selle teenuse kuskilt, lahendada oma probleem ära ja kanda kuludesse see kulutuseks. See on sinu õigus ja see on isegi sisuliselt kohustus, sest siis sina otsustad ära, kuidas sa mingi probleemi ära lahendad. Ja meie usaldame siis seda töötajat, et ta siis selle teeb korrektselt ja maksame need kulud kinni. Tänu sellele on see tohutu teenuste hulk meie teenuse osutamiseks nagu tekkinud, aga tänu sellele me oleme väga kiiresti edasi liikunud. Nüüd, mis puutub Technology Pushi, et mida tehnoloogia pakub, siis minu selline hinnang on see, et kui me mõtleme, mida meie teeme täna tööna, mis on üldse töö, on ikkagi see, et me kommunikeerime ja loome mingisuguseid dokumente, kas on need siis esitlused, dokumendid, Wordid, Excelid, kasutame mingit tarkvara, see on ikkagi see kontoritöö, mis meil nagu igapäevaselt, mida me teeme. Ja me oleme harjunud neid dokumente looma. 10-15 aasta pärast on väljakutse see, et me peame olema harjunud looma endale teenuseid, kus meie otsustame, kuidas mingid erinevad pilves elavad süsteemid omavahel suhtlevad ja andmed vahetavad. Ja sarnaselt dokumentidele teie File Exploreris on teenuste nimekiri ja sellega peab olema sina peal. See on nagu uus reaalsus sisuliselt, mille me üritan viidata. Pilvetehnoloogiad on teinud riistvarast tarkvara, ehk siis sisuliselt ühelgi ettevõttel pole mõtet eales osta mitte ühtegi serverit enam mitte kunagi. See on täielik raha riskamine ja riskivõtmine, seepärast, et palju parema kvaliteediga saate seda teenust osta pilvest. Kui teil on internetiühendus, nagu siin oli näha, et oli probleem. Ehk siis see interneti kättesaadavuse kiirus ongi see, et järgmine tehnoloogiline murrang tekib siis, kui üle maailma on internet kättesaadav igal pool kogu aeg. Ja see on meie eluajal juhtub päris kindlasti, piiramatu kiirusega sisuliselt. See on nagu Facebook, Google, kõik on sinna poole teel. On need droonitehnoloogiad, satelliidid, ükskõik. See tehnoloogia muutub niivõrd tavapäraseks meile. Ja oluline veel siin tehnoloogiaga seotud on see, et kui te veel ei tea, mis blockchain tehnoloogia tähendab, siis uurige välja. Selle kohta on tegelikult päris head selgitused. Blockchainiga on võimalik kaitsta sisuliselt mida iganes ja teha kõik läbipaistvaks. Ja kaotada ära suvalisest suhtest see usalduse puudumise probleem. Ja
see viib, just hiljuti oli uuring, ma ei tea, kas oli World Economic Forum, et kui ei oleks maailmas piire riikide vahel, oleks maailm vist 91 triljonit dollarit rikkam. Et kuidagi nad andmete põhjalt selle nagu tekitasid. 91 triljonit on nagu päris suur raha, ma arvan, et maailma kogukäive on, kas keegi saab aidata? Peast praegu ei ütlema, aga arvan, et see on mõnisada triljonit dollarit. Et selles mõttes see on nagu päris oluline lisandus. Ja siis põnev on see masinõppe pool, ma sellest rääkisin Pipedrive'i kontekstis, et kuidas masinõppe tegelikult analüüsib andmeid ja on meile kasulik, et ennustada, mis tulevikus juhtuma hakkab. Ehk siis ütleme see, mis on siiamaani juhtunud, on siis see, et me oleme rakendunud innovatsiooni automatiseerimist protsesside nagu efektiivsemaks muutmisel. Aga tegelikult me peaksime hakkama ka mõtlema rohkem tuleviku peale, mitte nagu olemasolevate protsesside optimiseerimist, vaid ka uute ärimudelite, uute nagu võimekuste arendamisel ja kuidas seal innovatsiooni rakendada. Et ärimudelite revolutsioon on juba käimas, maailma suurim hotelliettevõte ei oma ühtegi hotelli, nimi on Airbnb, maailma suurim taksofirma ei oma mitte ühtegi taksot, nimi on Uber, eks, ja nii edasi, et see on nagu müstiline. Nüüd on muidugi võimalik ka ennast sellesse nimekirja panna, et siin on igal ettevõttel on väga konkreetne lugu, kuidas nad digitaliseerumisega kaasa ei läinud. Et Blockbuster on siis USA-s levinud videoteenus, mille on sisuliselt täiesti asendanud Netflix. Ta neid ei eksisteeri enam, eks ju. Kodak ei saanud aru sellest, et film ei ole enam teema, eks. Ja BlackBerry ei saanud sellest aru, et puutundlik ekraan on tulevik. Nii lihtne see oligi. Ja mis te arvate, mis selle juures on kõige tähtsam? Ja seda suudate teha, te ükskõik, kes teist suudate tegelikult seda teha. Mis on kõige tähtsam selle digitaliseerumise nii-öelda edukal juurutamisel ja sellega kaasa minekul? Kõige tähtsam on juhtimine. Seepärast, et inimesed õpivad väga kiiresti. Inimesed õppisid metsast tulema välja põldu harima. Nad õppisid põllu pealt minema tehastesse. Tõsi, need muutused toimusid põlvkondadega. Nii, tehastest nad läksid kontoritesse. Ka seda on veel võimalik võrrelda põlvkonnaga. Mina olin tehases, minu laps on kontoris. Nüüd kontorist me läksime internetti ja see on juba sama põlvkonna aja jooksul toimunud muudatus. Ja nüüd internetist me läheme kuhugile mujale ja need tsüklid aina kiirenevas tempos. Ja see on tõsine väljakutse meil kõigile tegelikult. Et me peame ise... No, aga nagu me kuulsime, põllu peal tehakse asju hoopis teistmoodi kui varem, eks. Et on nutiadrad, värgid, eks. Et see juhtimisega, mul on siin lihtsalt välja toodud üks püramiid, eks pärast saate vaadata natuke lähemalt, et siin on nagu üritatud selgitada, mis tasemed nagu digitaliseerumisel nagu ettevõtte läbib. Et kõige esimene tase on siis see, kus kõik üritavad midagi teha ja mitte keegi ei saa aru, mida keegi teeb. Ja kõige viimane tase on siis see tegelikult, et väga selge eesmärk, kuhu oma teenuse tootega edasi minna ja kuidas seda teha. Et see digitaliseerumise nii-öelda lifespan või elukaar, kuidas ühe ettevõtte sees ka, et selle kohta tegelikult on hästi palju materjale. Kui meil vanasti oli, ütleme, juhtimine oli hästi kohalik ja hästi hierarhiline, siis 21. sajandil tegelikult on juhtimine sisust globaalne ja keerukad, sõltumatud võrgustikud tuleb nagu kokku viia. Sellest rääkis ka Kristjan tegelikult. Kui 20. sajandil oli pidevalt, me olime harjunud, et on muudatused ja on muutused, see on fine, siis nüüd on nende muudatuste tempo on tõusmas ja see on tõsine väljakutse. Meil oli justkui stabiilne keskkond, me elasime oma stabiilsuses, aga mis oli võib-olla veidi liiga stabiilne, aga tänapäeval on sisuliselt kaos, et kellelgi ei ole täit kontrolli ja ebakindlus on hästi suur. Me juhtisime protsesse inimesi ja täna me peame juhtima tegelikult inimeste ootusi ja usaldama neid ise juhtima oma protsessi. Meil olid käsud kontrollid, nüüd meil on usaldus, me peame neid usaldama inimesi toimetada.
Meil oli see töö ja puhkuse tasakaal, tänapäeval töö, puhkus, millal iganes, kus kohas iganes on tegelikult uus normaalsus, et sellega peame ka arvestama, harjuma. Ja kui vanasti innovatsioon oli risk, siis nüüd on ta võimalus. Et kasutage siis seda. Mõned lugemissoovitused ka siit, et minu selline hea list asju, milles igal ühel on oma väike nüanss, aga juhtimise koha pealt hea lugemisvara. Aitäh teile!